See on tõesti kuidagi ülekohtune tundub. Elu koosneb ju tõesti nii lihtsatest asjadest. Ja siis mõtled, et aga miks me elame siis nii rasket ja nii ülekohtuselt keerulist elu? Jah, ma arvan, et ju see on inimese saatus. Kui sa saad vanaks ja kui sa oled seisnud piiril, siis sa paratamatult hakkad lihtsatele asjadele mõtlema. Ja on sinu jaoks see aeg juba kätte jõudnud? Jah, ma pean sulle tunnistama, et ma olen nendest mõelnud küll ja üks asi, mis mulle tundub olevat lihtsate asjade hulka kuuluv on arusaamine sellest, et õigust ja tõde on rohkem kui üks. Ja igal ühel meist on õigus oma õigusele ja tõele. Ja igaüks meist peaks, ütleme siis kõrgelennuliselt, olema valmis andma oma elu, et teisel oleks õigus oma tõele ja õigusele. Ja minu arust on hea, kui me sellest aru saame, et inimeste maailm ongi üles ehitatud erinevatele tõdedele ja õigustele. Aga selle kõrval on veel üks oluline lihtne asi. Ja see teine oluline lihtne tõdemus seisneb selles, et kõik, mis on ehitatud headusest ja armastusest, püsib. Ja kõik, mis on ehitatud kurjusest ja tigedusest, varem või hiljem langeb. Ja minu arust on see õige nii inimeste kui organisatsioonide, kui riikide kohta, olgu nad nii rikkad või nii vaesed kui tahes. Hagi, kust sa võtad selle niisuguse hingeliigutuse, kui sa sellistest asjadest räägid? Sul on ju üldiselt, sa oled pehme, harukordselt intelligentne inimene ja mulle tundub, et võib-olla sellel ajal karmil ja raskel sinu kõige suurem häda ongi selles, kui me puutume sinuga vähe kokku ja praktiliselt ainult selleks, et teha aastas üks intervjuu või 3 aasta tagant ja siis ütleme aastas korda paar telefonidelt ülitseda. Võib-olla on su elu raskeks teinud just see, et sul on liiga palju selle aja ja selle koha jaoks südametunnistust. Ma ei usu, Urmas, et südametunnistust võiks iial olla liiga palju. Aga tähendab, ma soovin siiralt Eestile head. Ma kordan sulle veel kord, et minu arust meie šants ja Eesti šants on selles, et ehitada riiki armastusega. Ja see puudutab iga ühe tööd. Meil on tohutu palju valikuvõimalusi. Valik tähendab alati millegi võitmist ja millestki ilma jäämist. Need asjad tuleb ausalt läbi rääkida. Me ei tohiks matta seda võimalust tigeduse ja kärsituse taha. Üldiselt on ju ühiskond ehitatud üles erapoolikult, eks ole, ütleme parteid ja erakonnad, see on kõik midagi erapoolikut, igaüks kisub oma, aga tulemus peab olema mingisugune kompromiss, mingisugune ühine kokkulepe ja oskus seda saavutada. Minu arust sellele tasub mõelda, sellest tasub seista ja ei siin ole rasket midagi, ma arvan, see on täiesti normaalne asi. Mulle tundub nii, Hagi, et sa oled minu tutvusringkonnas üks parim mõistujuttude rääkija. Ma kutsusin su täna õhtul siia selleks, kuigi sa oled selles saates käinud mõned aastad tagasi ka varem ja muuseas praegu mulle meenub, kui sa siin ära käisid, siis sa olid just saanud vist televisiooni peadirektoriks ja siis järgmisel hommikul siit üks korrus allpool rääkisid kolleegid, et õudne oli vaadata seda Urmas Oti pugemist peadirektor Hagi Šeinile. Ma kutsusin su täna õhtul siia selleks on 2 põhjust. Mulle tundub nii, et kõigepealt aasta pärast ei teema enam seda saadet. See 5. volüüm on viimane ja mulle tundub, et aasta pärast, ma ei usu seda, et sa oled aasta pärast veel Eesti Televisiooni peadirektor. Oled sa selleks minekuks valmis ja astud sa siit sellest 7. korruse kabinetist lifti kerge südamega? Esiteks arvan ma, et
mulle on langenud osaks juhtida seda organisatsiooni vist tema kõige karmimal ja raskemal ajal. Teiseks arvan ma, et kui ma toon nüüd sulle võrdluse pressiga, siis kirjutav ajakirjandus on praeguseks hetkeks saavutanud teatud tasakaal, stabiilsuse. Me enam hästi isegi ei mäleta, läbi millise dramaatika, läbi milliste pingete, läbi milliste raskuste tegelikult on see, ütleme, võib-olla isegi ajutine, aga siiski tasakaal sündinud. Vaat ringhäälingul on kõik see veel ees. See ehitus on praegu ümbritsetud tellingutega, ringhäälingu ehitus. Ma usun, et neid projektimeistreid on väga erinevaid ja neid projekte on väga paljusid. Me alles hakkame tasapisi neid ringhäälinguid maha võtma, kõik on võtnud oma platsid sisse ja sellel ringhäälingu näitelaval sul on õigus, seisab ees tõepoolest dramaatiline, raske ja tõsine etendus. Oled sa inimene, kes võib sisse võtta kohaga barrikaadil? Ma olen seda meelt, et olen see mina või keegi teine, aga peavad leiduma mehed, kes seisavad avaliku ringhäälingu eest Eestis. Minu jaoks on see nii-öelda atribuut või omadus, mis kuulub demokraatliku riigi juurde. Langen mina, peab järgmine mees olema võtta. Tuleb ehitada üles niisugune süsteem, mis on poliitiliselt ja rahaliselt erapooletu. Inimestel peab olema kanal, kus nad saavad teada erapooletut tõde. Aga mis tähendab erapooletus? See tähendab, et kõigil, millest ma alustasin, oleks võimalus öelda seda, mis on oluline. Nii et ei mingit traagikat, see on hetk ajaloos, tuleb täita, ma kunagi sulle ütlesin saates, tuleb üritada täita oma missioon maksimaalselt hästi ja ma üritan seda. Kui juhtub nii, et pinged viivad selleni, et tuleb astuda lifti, siis tuleb astuda lifti. Ja tuleb sõita nii kaugele, kuni lift viib. Ja see ei tähenda, et protsess pooleli jääks. Selge. Hagi, sul on selja taga 50 eluaastat, palju võite, üks infarkt ja ilmselt küllalt rohkelt kaotusi. Mis on see, mida sa ootad nendelt aastatelt, sellelt ajalt, nendelt päevadelt ja öödelt, mis sulle veel antud on? No vaat, kui kell on löönud kord, siis on ju kogu aeg mingi niisugune oht, et ta mingil ajahetkel võib lüüa uuesti. Aga sa esitasid nii raske küsimuse. Ma olen mõelnud sellele, et võimalik, et pärast niisuguse töö tegemist, nagu ma olen nüüd olnud sunnitud tegema, nii vastuolulises, pingelises ja dramaatilises keskkonnas pidevalt tegutsema ja tõenäoliselt veel tegutsen edasi. Et pärast seda tuleks leida mingisugune niisugune tasakaaluruum jälle endale üritada midagi luua, kirjutada, võimalik, et ka õpetada. Sa ei karda tulevikku? Kardan ikka. Sa ka kardad, ma tean. Kõik kardavad tulevikku, sest tulevik on teadmatus. Aga tuleviku jaoks tuleb ennast valmis panna ja kui ma tulen jutu algusesse tagasi, mäletad, vaata tõe õigusega on nii, et tal on alati kaks otsa. Ma rääkisin siin samas stuudios oli televisioonitöötajate jõulupidu paar päeva tagasi ja ma rääkisin sellest kahest otsast ühe loo, mille ma kuulsin kunagi Kuubal. Üks Kuuba ajakirjanik ütles mulle, väga ära piinatud ajakirjanik. Geniaalse asja. Tead, kõige tähtsam asi siin maailmas on mesilased. Nii. Pidas väga pika pausi ja siis ütles, aga kui hästi järele mõelda, siis pole ka mesilastel mitte mingisugust tähtsust. Aitäh sulle, Hagi, ja ma tänan sind, et sul on õnnestunud paljude nende tõdesid aktsepteerida ja neid mõista, kes nii-öelda töötavad selles majas tunduvalt allpoolsematel korrustel, kui istud sina ja tahan väga loota, et mul tuleval aastal õnnestuks mõnikord mõista ka sind. Aitäh ja head vana aasta lõppu sulle. Tänan sind ja ma tahan sulle meenutada, kuigi sa ütlesid, et 5 on viimane, volum 10 on 29. detsembril 2000. aastal. Selle terviseks. Head vana aasta lõppu.